Ja kuna on natukene aega, siis naabrid vaadake üle, et kõigil oleks mütsid siirde ette ja kõik asjad oleks kenasti. Nii nagu peab, et meie rivi paistaks õnnepärane välja. See ei ole minu lipp, see on kooli. Ma käin jagasin. Tere! Nii, koolilapsed üks ja. Koolilapsed üks ja poole, mis on lasteaia lapsed kahest, siis lasteaia lapsed toome Võtame tahapoole paar samme. Palun. Nii, lapsed. Palun. Tahapoole natuke, sinnapoole. Üks samm. Tahapoole, tahapoole. Tahapoole, astu tahapoole. Sul on kaks. Palun. Kus su kindad on? Aga lapsed ei saanud mulle öelda. Palun. Tahapoole veel natuke. Palun, kallis. Aleksander. Palun. Kõik saab. Oi, vabandust. Võta palun. Ja kohe. Aga kus sinu kindad on? Ma ei saa. Palun, sul on veel kes veel? Ei, mis sai? Sai. Aga kes? Lähme sinna poole. Tulge siia. Tule siia. Liigume. Üksteise kõrvale, palun. Palun. Nii, siia koolilaste ette. Siiapoole. Natuke veel siiapoole. läheb? Kuidas nüüd läheb? Холодно, нет? On külm. On külm. Ei ole veel külm, alles lasteaiast tuli. Tulite alles lasteaiast. Vaata, külm saab olla. Seda vahepeal teha niimoodi, vaata politseid ja piirivalvurid ei saa teha, aga teie saate vahepeal teha jalgadega nii. Hakkab soojaks just. Vaadake siia, ma teen teist pildi. Tere.
Vaata siia, palun. Kas te teate, kes see tädi oli või? Aga ma ei tea. Katri Raik Tuugi oli jah. Järgmised, Oliina ka. Minule ka üks lasteaias ei meeldi. Ida prefektuur, Valgan. Ida prefektuur, tervist! Ida prefektuur, vabalt. Sõna saab prefekt Arno Tuul. Head kolleegid, head jumalased, tervitan ja õnnitlen teid Eesti Vabariigi 108. aastapäeva puhul. 108 aastat on riigile väärikas iga, milleni saab jõuda üksnes väärika rahva jõudmisel. Meie, Eesti politseinike ja piirivalvurite roll on vankumatu igal ajahetkel põhiseadust, oma vannet ja põhiväärtus järgides vastata Eesti rahva tahtele. Nagu ütles Lennart Meri oma esimeses presidendina antud Eesti Vabariigi aastapäeva peokõnes, peame inimesi kättpidi talutama põhiseaduse teise peatüki juurde ja tehtudega tõestama, et kirja pandud õigused on tema õigused, mitte bürokraadi õigused. President Meri rõhutas, et ainult nii suudame avada ukse enese teostamisele. Seejuures on selle ukse võrdlemisi madalast öelda. Igal kodanikul peab olema õigus kaitsta oma õigust ja kohustust tasakaalu. Olen täielikult ühinenud nõus, et see ongi inimkeskse ühiskonna sisu ja Euroopa väärtuste kokkuvõte. Kokkuvõte, mida tuleb eriti meil oma ametis igapäevaselt järgida. Tänase rivistusega siin Narva Raekoja platsil õnnitlen oma riiki, aga ka neid politseinikke ja piirivalvureid, kes on viidata lävevakku kaitstes teeninud välja kõrgema teenistusastme, kelle eeskujulik teenistus saab hinnatud siseministri tänukirjaga ja kolleege, kelles on jätkunud südikust teenida Eestit teenistus Eesti vääriliselt. Palju õnne kõigile tervituste saajatele. Head sõbrad, tähistame Eesti sünnipäeva Virumaa linnade südametes oma kogukondade keskel juba 8 aastat.
see näitab Eesti politsei küpsust. see on tõestuseks, et peame politseiametit auliseks ning me tunneme oma ameti üle suurt uhkust. soovin, et hoiaksime oma ametit au sees pidupäevadel ja tunnustamistel, aga olukordades ja aegadel, kui tuleb täita oma rolli Eesti inimeste õiguste ja kohustuste tasakaalu kaitsmisel. Hetkedes, kus üksnes meie ülesanne on inimesi kättpidi seaduslikult arutada, kus suhtumise ja professionaalsuse tõestuseks on vaid teod. Eelviidatud president Peri peokõne lõpusand olid ainult Valjala vallavanem August Otsap, kes ütles: mees peab tegema nii palju tööd, et tal pole vaja küüsi lõigata. Mina kasutan neid sõnu tänasel pidupäeval selleks, et pidada meeles, kui kuramus raske on väikese Eesti vabaduse hoidmine ja edendamine. Ja et see on töö. Soovin kõigile oma ametikaaslastele ja kogu Eesti rahvale jõudu ja visadust Eesti vabaduse eest seismisel ja tarkust teha tööd viisil, et meil jaguks töö kõrval piisavalt aega Eesti vabaduse vilju nautida. Palju õnne kõigile, elagu Eesti! Eesti ajalugu, Eesti süürilugu keerlebki selle linna
teenistujatele ja abipolitseile. Palume siseministri tänukirja ja hinnalist kingitust vastu võtma Roman Pütt, kellele anname lisaks teenistusastme ülendamisega seonduvalt politseimajori teenistusastme. Palume siseministri tänukirja vastu võtma Jaan Ojaste, anname üle teenistusristi 30-aastase teenistuse eest Eesti politseis Eduard Odov, Peeter Rõka, Sergei Varsavski, Anna Tihomirova, Anton Moiseev, Indrek Püü, anname üle teenistusristi 20-aastase teenistuse eest Eesti politseis Olga Timkova, Kirill Järvel, Pavel Kudrovin, anname üle teenistusristi 10 aasta teenistuse eest Eesti politseis Valeri Mrovski, Alan Vladimir, kellele anname lisaks teenistusastme ülendamisega seonduvalt politseileitnandi teenistusastme tunnuse. Anname üle staažiristi abipolitseinikule, kes on panustanud politseitöösse 5 aastat. Karina Novakova. Seoses teenistusastme ülendamisega anname järgnevalt üle uued teenistusastme tunnused. Palume politseikapteni teenistusastme tunnust vastu võtma Aleksei Pansin,
Helena Kasuliak. Aine Ronoka. Palun komisjoni põhiseaduse tunnust vastu võtma Kristiina Soota. Palun üleminspektori põhiseaduse tunnust vastu võtma Jüri Hussarov. Viktoria Hussarov. Vladislav Jevsejev. Lepp Järve. Ilja Kosov. Rene Piiri. Palun vanemainspektori teenistusaasta tunnust vastu võtma Irina Kobrelskaya. Anastasia Seleskova. Ksenia Savchenko. Arkadi Taits. Joonas Männi. Alo Haa. Õnnitleme Lätti nüüd sooviks tänada meie väiksemaid osalisi ja igast esindaja. Igast rühmast üks. Ongi 2 rühma ainult. Oota, üks ma võtsin arveni. 1 ja 2. Lähme. Aga võtame lipud kätte, kui me pildile lähme. Lähme pildile. Tulge pildile. Üks moment. Nüüd tuleb kohe varsti pilt. Ja nüüd kõik naeratavad. Korras. Nii, aitäh teile, pilt on tehtud. Aga naeratus! Oi, vabandust, nüüd tehti naeratus jällegi. Oota, kus sa
pilti ka teeme.